Mina olen Lauri Mäesepp ja see on Hea Kraam. Head kuulajad, tervitan teid siit klubist Live, kus on siis meie pop-up stuudio. Täna on sükene vinge päev, salvestame teist saadet podcasti saatel Hea Kraam. Minu ees on üks noormees, mida ma siis tema kohta paari sõnaga võiksin öelda. Ta on pärit Rakverest. We go long back. Me oleme siis koos basskitarri mänginud, õppinud pisut Rajaotsa muusikakoolis, aga mitte võib-olla basskitarri virtuoosina, et teda ei tunne, võib-olla mõni teist tunneb. Aga mida ta siis oma elus teinud on? Ta käis Rakvere gümnaasiumis, põhikooli osas. Reaalgümnaasiumis. Reaalgümnaasiumis, mina käisin gümnaasiumis. Seejärel käisid, eks ju, Rakvere eragümnaasiumis, siis gümnaasiumis. Lõpetasid selle ära, siis kas läksid otse Viljandi Kultuuriakadeemiasse? Ma käisin Kaitseväes ka. Õigus, sa käisid vahepeal Tapal, eks ole? Teenisin aega pioneeripataljonis. Ja siis ma töötasin ühe aasta Tallinnas ühes restoranis, Rataskaevu 16. Sain väga huvitava elukogemuse sealt. Õppisin kuidagi inimesi, ma ei oskagi öelda, tundma ei saa päris öelda, aga vähemalt tekkis huvi nende vastu veel rohkem. Ja mingil määral ka lugemise vastu. Sest et kuidagi, need maailmad, kes iga päev restorani uksest sisse jalutavad inimeste näol, on nii erinevad. Et see kuidagi sütitas mind. Ja pärast seda oli juba kindel, et tuleb minna ikkagi Viljandi Kultuuriakadeemiasse ja siis. Lahe, nii, mis sa seal õppisid? Seal ma õppisin teatrit või näitlejaks, ametit ja õppejõud Kalju Komissarov siis andis lihtsalt muu hulgas väga olulisi tõdesid eluteele kaasa ja kuidagi õpetas huvi tundma elu vastu ja tahet õppida ja oma fookust nagu õppimisse suunata. Pinge. Ma käisin ka seal koolis, eks ju. Ma mäletan küll, ma natuke vaatasin, mis sa tegid ja muidugi, ma tegelikult enne seda, kui sa seal Viljandis, eks ju, käisid, ma tegelikult nägin ka seda, et sa mängisid Rakveres ühes lavastuses. Sinu isa on, eks ju, Üllar Saaremäe. Muidugi, kallid kuulajad, see mees, kes minu ees istub, on Karl Robert Saaremäe. Tere, Lauri. Tere, Karl Robert. Ja ühesõnaga sinu isa, eks ju, lavastas ühe lavastuse kunagi seal Rakvere Rahvaaias, jaa. See oli lahe, sa mängisid seal sellist noort kangelast. Jah. Juba seal hakkasid pihta selle noore kangelaslikkusega või kas see oli esimene asi, mis sul oli? Tegelikult aastal 2003 esietendus Rakvere teatris selline hittlavastus nagu Täismäng, kus ma tegelikult mängisin ka nagu, või täitsin lihtsalt ühe väikese poisi rolli. Seal teema on selles, eks ju, et üks lõhki kistud pere, kus mees on natukene hammasrataste alla jäänud ja naine tahab nagu parema elu juurde minna ja siis neil on ühine laps ja siis selle lapse pärast tegelikult justkui see võitlus nagu käib või see impulss esimene sellele isa tegelasele tuleb, kes siis otsustab midagi korda saata, midagi suurt, seab oma ambitsioonid kõrgemale, kui ta tunneb, et need praegu on ja hakkab pürgima paremuse poole. See oli esimene asi. Ja siis oli juba Vennad lõvisüdamed Rakvere Rahvaaias. Just, see oligi, jah. See oli väga lahe, see oli hästi süke elab ja nagu niimoodi mõnusasti laiusesse tõmmatud tükk. Ja mulle meeldis see võib-olla isegi sellepärast kõige rohkem, et see Rahvaaed, seal oli see loss, eks ju. See loss oli minu lapsepõlve selline üks põhimängu place. Ja, minu oma ka, jah. Nii palju me käisime seal õe ja vennaga, siis käisime, sõitsime ratastega sinna, siis mingisugused kohalikud väiksed sõbranjed ja sõbrad olid seal meil juba platsis ja siis hakkasime lihtsalt pihta, mängisime matsu seal. Igast mürglilt ronisime seal mööda neid lossi seinu ja samamoodi mingil hetkel, kui ma endale reidi tegin, eks ju, ja mu reidi kasutaja oli Wild Jumper, sest ma olin metsik hüppaja, siis me tegime parkuuri ja siis see oli ka üks põhikoht, kus nagu alla hüpata või sest seal on see mõnus pehme pinnas, vaata, mulla pinnas pluss siis seda, kuidas nad ütlevad, multsi või? Multsi, jah, koore multsi. Ja siis seal oli väga hea nagu rollida ja. Wild Jumper või? Hinge, kusjuures põhimõtteliselt ma olin ka nagu siuke Wild Jumper, kuigi ma ilmselt sa olid ära võtnud selle, siis ma tegin oma reidi kasutajaks Laser 112 ja see
setiga, eks ole, ja see oli muidugi nagu üsna sihuke rõlge valik, aga ma tegin selle valiku. Ilmselt sellepärast, et mul olid prillid ja kuidagi nagu laser. Sa vaatasid seda X-mehi võib-olla. X-meestes oli minu jaoks üks kõige sümpaatsemaid tegelasi oli see lasersilmadega tüüp, kes muidu oli nagu pime või ta ei näinud, aga ta sai laserit kasutada. Ja siis see andis talle nagu meeletu jõu. Jaa, võimalik, et see oli seetõttu, aga ma arvan, et ma tegelikult hästi ei mäleta kahjuks seda valikut või õnneks, et lasta jääda. 1-1-2 muidugi nagu huvitav lisand sinna lõppu. Aga äge mängumaa igatahes oli see Rakvere kahtlemata ja seal oli teisi paiku ka ja mulle alati meeldib sellest mõelda ja kuidagi nagu nostalgitseda selle linna teemal ja vägev koht, kus üles kasvada kahtlemata. Absoluutselt, tõesti või ja nii palju nagu lahedaid noori veel nagu sinu eakaaslaseid kuidagi hästi palju ja nii toredad sõpruskonnad tekkisid ja mingid tõesti sõprussidemed, mis on nagu kestavad siiani ja elukestvad. Teadmised ja oskused ja sõbrad enne kõike nagu on sealt saadud. Ja jah, just nagu sa mainisid ka, mängisime koos basskitarri ka huvitav, et me oleme nagu eakaaslased, eks ju, ja siis samal ajal tekkis meil tunne, et peaks tegema rockbändi ja siis me mõlemad tundsime sinuga, et me oleme need bassimehed. Ja läksime koos seda õppima ja väga lahe, see tõesti nagu ühendas meid, ma mäletan. Saime 2 korda nädalas kokku samal ajal, jalutasime koos sinna ja mängisime pilli veidikene ja üks esinemine oli ka, ma mäletan seal, ilmselt oli vist isegi võib-olla mitu, aga üks oli raamatukogus kuskil üleval. Lugusid ei mäleta, aga see on äge maailm, äge aeg. Aga mänginud me oleme küll ikka päris palju nagu siin elu jooksul, eks ju, erinevates ruumides ja keskkondades ja kampades ja sellistes, ütleme, mängupraktikates, eks ju. Aga kuidas õppimisega sul oli kooli ajal? Ma just pean silmas sellist gümnaasiumi aega, et kas sa rääkisid, et Kalju tekitas sinus võib-olla ja see rataskaevu kogemus, eks ju, tekitas sinus sellist nagu huvi inimese vastu ja lugemise vastu ja nagu inimese mõistmise vastu, aga kuidas keskkoolis oli, et kas keskkoolis sul meeldis õppida või see õppimine oli pigem miski, mida nagu... Keskkoolis pigem ikkagi juba hakkas nagu tõusma taaskord see asi. Ma mäletan, et kuskil põhikooli lõpus oli küll, ma ei ole kunagi olnud selline suur popitegija poiss. Ma olen ikkagi alati käinud koolis, mulle meeldis seal käia, sest et esiteks seal on sõbrad, seal on nagu midagi teha, mulle meeldis palju rohkem käia koolis, kui lihtsalt kodus nagu tühja passida. Aga jah, põhikooli lõpus kuidagi mul olid ikkagi siuksed koolipoisi hinded, 4-5 maksud maha ikkagi. Ja siis üsna nagu jäin jänni, ma mäletan 9. klassi lõpus ka matemaatikaga pidin võtma kohe eraldi õpetaja, kes Pythagorase teoreemi mulle kuidagi selgeks püüdis teha. Aga sain väga ilusti hakkama lõpuks ja lõpetasin 4-ga. Tegin 4 peale oma eksami isegi, suurepärane tulemus minu enda silmis, sest et proovieksami ma olin läbi kukkunud. Ja ma teadsin ka täpselt, et lugesin nagu punktid kokku enne, et ma teengi täpselt nii palju ülesandeid ära või õpin need selgeks, et ma saaks nagu 4 kätte. Aga et siis põhikoolis oli jah kuidagi nagu rohkem siuke loheolek, aga gümnaasiumis hakkas see juba vaikselt nagu tagasi tulema. Ja tekkis huvi. Ja kuidagi eragümnaasium ka nagu oli väike keskkonnavahetus, väiksem kool, väiksemad klassid, personaalsem kuidagi natukene see lähenemine õpetajate poolt ja see oli ka väga sütitav. Muidugi samal ajal me natukene kasutasime seda vabadust ära ka, et mina ja Petrik Vint ja Artjom Sebaršov, kellega me olime koos laulupoisid ja tegime bändi, eks ju, ja esindasime kooli mingitel kontserditel ja pidasime, ma ei tea, aktustel kõnesid ja laulsime. Et siis me nagu teadsime, et meie muusikaõpetaja kuidagi austab meid, et siis me natukene olime lohed rohkem või hilinesime vahepeal sinna tundi ja tundsime, et tegelikult oleme nagu vabandatud, sest et me tegime proovi. Või isegi kui ei teinud, siis suutsime siukse mulje, et see kuidagi nagu oli olemas seal gümnaasiumis rohkem. Aga siis vaikselt jah ikkagi hakkas juba tekkima see tahe õppida veel rohkem suuremaks kasvama vähemalt. Lahe. Mäletan, hästi nagu sarnane see, kuulan su sõnu ja midagi tuleb meelde see enda kogemus keskkoolis ja meil oli üsna nagu sarnane see selline settung, et õpetajad tundsid meid, teadsid, et poisid esindavad, eks ju, seda kooli ja kultuuripoisid, eks ole, teevad mingisuguseid filme ja teevad bändiproovi ja kui on neid vaja kuskil esinema, siis saab alati saata ja et kuidagi nagu siuke... Privilegeeritud tunne nagu. Oli ja samal ajal nagu
kõik õpetajad nagu usaldavad ja saad läbi ja oskad kuidagi nagu niimoodi noh, hästi mõnusalt nagu laveerida ja kõik käis nagu selle sama mängu pealt, et nii-öelda noh, sa ju teed neid asju ja kuidagi see, mis ümberringi toimus, eks ju, õpetajad ja lapsevanemad ja kõik nagu kuidagi tunnustasid ka seda, eks ju, seda mõnes mõttes sellist käitumist, kuigi nad täpselt noh, seda ei teadnud, et me õppisime vähe. Ja no enda puhul ma mäletan, et ma õppisin keskkoolis ikka nagu päris vähe, et ma tegin kõike muud kui aga nagu... no me ei teinud pätti, vaata, või selles mõttes, no okei, veidikene tegime ikka pätti ka. No poiste pättused, aga mitte nagu siuksed... ma ei tea, ei varastanud ja ei peksnud ja ei kraagelnud nagu, või noh, seda nagu ei olnud. Seda üldse mitte ja, et seal siukest südamlikkust oli õnneks nagu palju, vaata vanemad, ma arvan, et ka, et seetõttu me ilmselt siukest nagu suuri lollusi ei teinud, eks ju. Aga ma mäletan jah seda, et see lihtsalt nagu selle õppimise ja keskkooli nagu teema juures, et kuidas ühel hetkel kuskil 12. klassi lõpus minu klassijuhataja Rutt Nurk ütles mulle sellise lause, vist seal samas bioloogiatunnis, eks ju, ta oli bioloogiaõpetaja, siiamaani on, ja ütles sellise lause, et kuule, et Lauri, et tead, kahju, et sa ei õppinud. Nagu just sellise tunnetusega, et kas sa nagu tead ka, mis tegelikult sinu sees on või võib olla, eks ju, oleks võinud olla, kui sa oleks õppinud. Sa oleks võinud avada veel selliseid uksi siin selles ruumis. Et see kuidagi jäi mulle niimoodi nagu helisema niimoodi natuke niimoodi kirbelt, et võib-olla tõesti ja ma olen selles mõttes selle tunde juurde tagasi läinud ja mulle meeldib see tunne, sest see on standard, vaata, mille see tegelikult õpetaja minu suhtes lõi. Ja tihtipeale, kui ma laisklen, siis ma lähen selle juurde tagasi, selle sama tunde juurde, et kas sa nagu tahad tunda seda tunnet, eks ju, ja kuidagi nagu, kas sa tahad nagu muretseda või kahetseda siis õigemini siis seda, et sa ei ole midagi oma elus teinud, kuigi sul on see potentsiaal olemas, eks ju. Et just mis puudutab siis õppimist või siis nagu edasiliikumist ja loomist. Täiesti nõus, jah. Ma mäletan täpselt samamoodi reaalgümnaasiumi aegadelt, või no siis, kui ma veel nagu nii-öelda enda silmis alla käisin, siis no täpselt samamoodi Liivo Raudver, meie tolleaegne matemaatikaõpetaja, suurepärane inimene, nii suure südamega ja kuidagi kihvt mees, aga lihtsalt me nagu, ta oli noor õpetaja ja me kuidagi nagu lasime tema seljas liugu. Ja no siis ma mäletan ka, et ma ühe korra küsisin talt nagu kuidagi kogu klassi nimel, et nagu mille jaoks meil on seda matemaatikat vaja. Ja siis ta vastas ka ja vastas nii hästi. Ta ütles ka, et no ega sul ei olegi matemaatikat vaja, sul ei ole mitte midagi vaja. Aga kui sul ei ole mitte midagi, siis sul ei ole inimestele mitte midagi anda ja sul ei ole mitte kellegagi, mitte kunagi mitte millestki rääkida. Siis ma olin ka siuke, neelasin selle mõru ta kommi alla, mis ta mulle viskas ja siis sain aru, et tegelikult tal on nagu tõsi taga või et kui ma ei õpi praegu midagi, siis mul ei ole nagu võimalus midagi tagasi anda. Mul ei ole võimalus inimestega jagada mitte midagi, sest ma ei tea mitte midagi, sest ma ei huvitu mitte millestki. Ja kui sa ei huvitu, siis ei huvita sa inimesi. Ja, sa saad ainult võtta. Sa saad ennast täita mingi, ma ei tea, krõpsuga. Aga see ei täida ka ju. Ega see eriti ei täida, aga arvad, et täidad, eks ju. Et ega see on väga hästi öeldud tõesti. Et see väärtuslikkuse tunne, mis kasvab läbi selle, et sa õpid ja kogud väärtust ise endasse. See on nii mõnus tunne. See, et sa oled kasulik nagu maailmale lihtsalt. Kas või nagu, ma ei tea, oma lapsele või sõbrale või õele. Õde helistas mul paar päeva tagasi, küsis mingisugust nõu selle kohta, et kuidas lauda paigaldada, nagu seda lõikepinda paigaldada nagu seina külge, eks ju, või nagu toanurka. Ja ma sain talle miskit öelda nagu vastuseks seetõttu, et mul on mingisugused kogemused seoses köögi ehitamisega Pärnu korterisse, vaata. Ja see on see sama õppimisprotsess, kas see nagu toimub läbi mingisuguse tegevuse või see toimub, eks ju, läbi raamatu lugemise, aga nagu kui inimene ei teeks midagi või siis ei koguks seda kogemust, siis ta ongi siuke tühi kest ja ega keegi sulle ei helista ka lõpuks, ei küsi mingisugust nõu, kui sul ei ole midagi anda. Ma mõtlengi, et sinu õde arvatavasti oskas sulle helistada ka, sest et ta teadis või vähemalt tal valendas kuskil mõistuse tagasopis, et sa oled midagi sellist teinud. Ja et kui temal on selline küsimus, siis ta teab, kelle poole pöörduda. Ja see on mingil määral see, eks ju, millest Kalju Komissarov rääkis meile ülikoolis, et sa ei saa mõelda asjadest, millest sa midagi ei tea. Ja kuidas neist esimest korda mõelda, ongi, kui sa astud dialoogi kellegagi, kes juba teab midagi, kas sa kuulad midagi, vaatad midagi, loed midagi või arutled kellegagi ja kuidagi see nagu tekitab
mingeid uusi resonantse, et sa näed üldse maailma nagu teistmoodi või selles mõttes, et laiemalt, kui sa ise oled harjunud nägema. Saad midagi uut. Ja see dialoogi moment on hästi tabav. Ma just tahtsin sult küsida, et mida see õppimine ja iseseisev õppimine siis nagu tähendab sinu jaoks. Aga ma saan ka aru seda, et see ongi dialoog, eks ju, ja et see dialoog võib olla, eks ju, meil siin omavahel nii-öelda mees mehega, eks ju, või siis sina ja raamat, eks ju, mis tegelikult on ju samuti mees ja mees või siis mees ja naine, eks ju, olenevalt sellest, kes kirjutas selle. Ja teos. Ja no ikkagi ka laiemalt, või tähendab, ta võib ka poeetiliselt kuidagi niimoodi olla, et ta on ikkagi dialoog minu endaga, vaata, või selles mõttes, et no kui kirjanik kirjutab raamatu, siis muidugi tema vastutab oma teose eest, aga tema ei vastuta selle eest, mis see lugejale teeb. Lugeja ise vastutab selle eest, mida see teos temaga teeb. See on tema enda peegeldus, mitte selle kirjaniku tegelikult ju. Et noh, kirjaniku sõnad on need küll, aga kuna ma inimese sisse ei näe ja otseselt temaga ei räägi, siis see tegelikult hakkab minu enda sees nagu kasvama. Jaa, või noh, seda küll, et raamat ei ole mingisugune või tekst ei ole mingisugune selline absoluutse väärtusega asi, mis kõigile tähendab ühte ja sama. Et selles mõttes, kui näiteks sina loed seda, mis iganes Dostojevski Tõde ja õigust või mitte Tõde ja õigust, vaid Dostojevski Kuriteo ja karistust on ja näiteks võib-olla minu ema loeb, et kaks tõlgendust, need on nii erinevad ja sõltuvad sellest, mida sa oma elus oled lugenud, kogenud, mis tundeid tundnud näiteks, mis tunded sa sellest raamatust ära tunned, eks ju. Et kas see on üldse sinu elukogemusest läbi käinud, kui sa oled siuke, no oletame mingisugune siuke lillelaps, kes ei ole kordagi oma elus, eks ju, saanud väikest, noh, selles mõttes nagu haiget või nagu tundnud kannatust või nagu mingisugust sellist, ütleme nii, negatiivset emotsiooni, eks ju, et siis võib-olla see taju, sügavus või nagu siuke märkamine on hoopis erinev, eks ju. Igal juhul. Ja no ma mäletan just, et kui ma olin, üks mõte veel, mille juurde tagasi tahtsin tulla, on see, et Kalju ütles meile ka, kus juures, eks ju, et dialoog on alati vaidlus. See on miski või üks võib-olla ainukesi asju, kus ma temaga nagu ei nõustu. Mul on tunne, et kui ma võtan raamatu lahti, hakkan Umberto Ecot lugema, siis ma ei pea hakkama taga vaidlema või noh, et pigem ta on nagu, või noh, dialoog võiks olla või minu silmis nagu on rohkem selline kasvatav kuidagi võimumine, et minu teadmised ja tema teadmised saavad kuidagi kokku, et ma mitte ei vaidle temaga ja ei ole siuke, et sellega ma küll ei nõustu, see on nii, vaid vastupidi kuidagi, ma unustan iseenda ära selle mina, kes arvab, et ta teab kõike ja võtab vastu mingeid uusi marju, mingeid asju, mida ma ei ole varem maitsnud ja vaatan, kuidas need mu suus mekutavad ja selle pealt nagu lahvatab midagi palju ilusamat. Ja tekib midagi uut, eks ju. Ja just. Tekib nii-öelda mingisugune uus versioon sinust. Mingisugune uus arenenud versioon sinust. See mingi, mis oleks kui nagu. Kui ma julgeksin mõelda teisiti. Ma mõtlesin seda, et mõnes mõttes see, ma nagu mõistan kohati seda, mida Kalju mõtles sellega. Ma mõtlen just seda. See võib olla ka lihtsalt selline nagu näitleja ülesanne või selles mõttes, et noh, et püüa, noh, et kui kaks tegelast on laval, siis nad nagu vaidlevad, et püüavad midagi teisele selgeks teha. Aga et noh, minu jaoks vaidlus, noh, võib-olla ongi, see on erinev assotsiatsioon, aga et minu jaoks on vaidlus kuidagi nagu negatiivsema alatooni. Või siuke, et mina tean paremini ja sina, see on nagu see mingi egovaidlus sinu endaga, vaata, mis on alati kuidagi vägivaldne ja tüütu. Aga dialoog võiks olla selline, et mina tean midagi, sina tead midagi, me paneme need asjad kokku ja me kasvatame ühe puu nagu. Jah, see on, ma nagu näen seda, et see on võib-olla siuke visiooni küsimus, et kas me nagu vaatame edasi, kas me liigume sinna, kus on võib-olla homsesse päeva, eks ju, kus on võib-olla veel selgem see arusaam sellest, mis meil siin toimub. Ja selleks, et see arusaam sellest nii-öelda maailma, mis iganes pildist on selge, võib-olla see eeldab seda, et mingisugune vana nii-öelda uskumus või tänane uskumus pannakse proovile. Ehk siis see vaidlus ikkagi eksisteerib, see nagu siuke nagu teatud pinge eksisteerib ja see võib-olla see pinge eksisteeribki selle nagu pärast, et kaks nii-öelda head mõtet saavad kokku. Ja võib-olla see näiteks Eko lugemine, see võib olla nii inspireeriv ja nagu niimoodi mõnusalt nagu tulitav, et me ei pane tähelegi seda, et ta tegelikult nagu tekitab mingisuguse väikese vaidluse meie enda sees. Et võib-olla seda pidi vaata. Selestatud. Väga hästi seletatud. Ja. Okei, nüüd ma saan küll aru, jah. Näiteks niipidi võib vaadata, vaata. Just, aga mina oleksin arvanud nagu täna, kui ma ei oleks siia tulnud veel samamoodi sellest asjast, aga näed, juba see, et me astusime siin korraks sellesse dialoogi nagu tekitas
juba mingit kõla nagu ja me panime juba midagi kasvama nagu, mingi taimeke sirgus sellest ja me juba näeme nagu teistmoodi. Ja no huvitav jah, ma mäletan, ma lugesin üks siuke esimesi raamatuid, mille ma nagu ise endale teadlikult raamaturiiulist võtsin ja ette lugesin, oli Tolkieni Kääbik. Lihtsalt see reväär tundus noorele poisile nagu kuidagi huvitav ja selline mänguline ja muinasjutuline, aga tegelikult päris karm lugu nagu. Või noh, seal ikka noh, need maailmade võitlused ja mingid orgid ja mingid inimesed ja mingid haldjad ja mingid kääbikud, eks ju, ja kuidas, no milline clash seal nagu toimub nende vahel ja noh, see on ikkagi suur teos, olgugi, et ta on pisike, on sellest tehtud ju 3 filmi ja noh, ta on ikkagi massiivne asi ja 12-aastase poisi jaoks oli seal väga palju sellist, millest ma aru ei saanud. Aga samal ajal see kuidagi nagu kasvatas, sest ta oli kütkestav oma sellises muinasjutulisuses ja viis endaga kaasa. Täpselt samamoodi nagu hiljem Harry Potter. No, Harry Potter on üks selline frantsiis või millega ma olen nagu üles kasvanud. Või ma olen kõik need raamatud läbi lugenud ja noh, elanud nagu mingil määral samasugust sammu tema endaga. Et ma mäletan ka, kui ma jõudsin selle 4. raamatuni, kus ta võib-olla kõige rohkem piinleb nendes mingites teismeliste piinades. See on ka kõige paksem raamat, seda ma hammustasin kõige kuidagi raskemalt. Mul oli tunne, et kõik muu on palju rohkem andev kui see raamat, aga ma teadsin, et minu sees on mingi tahe ikkagi seda lugu enda jaoks edasi jutustada või temaga koos seda nagu läbi teha ja siis see võlumaailm nagu andis tuge sellistel hetkedel küll. Ja. Lahe, siuke eskapismi moment mõnes mõttes, aga samal ajal nagu tõmbas enda maailma, eks ju, nagu nii laiaks. Ja noh, see, et tegelikult Harry Potter ei ole ju mingisugune võlupoisist mingi raamat, vaid see on inimesest, kes nagu tunneb tundeid ja lihtsalt see see varjund või see tapeet, mis talle peale pandud on või see filter läbi mille nagu see siuke maailm, eks ju, läbi mille seda maailma vaadatakse, on nagu siuke maagiline ja selline noh, võimsam kui meie igapäevane elu on ju siin, aga samal ajal see, mida nagu see inimene seal tunneb. On hästi argine. Hästi argine, hästi loomulik ja nagu siuke eneseületus ja vahepeal siuke varjupoole tajumine ja kõik on nagu hästi konkreetne ja tegelikult nagu psühholoogiliselt on ta ka tegelikult nagu mu meelest selline hästi sügav raamat, et ta ei ole mingisugune siuke, ei joosta üle seal noh, nii-öelda nagu sellisest lihtsalt sellest sisemaailmast, eks ju, mis tegelikult ja ma arvan, et sellepärast ongi võib-olla ka nagu klassikaks saamas noorte seas. No ma loodan, et seda loetakse tänapäeval ka. No minule ta andis küll väga palju ja just ta kuidagi näitas ka seda, et see võlujõud tuleb alati sinust endast nagu. See võlukepp valib ise sinu välja. Mille vahend sina oled nagu. Ja meis kõigis on see jõud. Jah, siuksed võib-olla suurelised sõnad või selline nagu liiga laiali valguv mõte, aga ma arvan, et noh, me kõik oleme võlurid. Ja, seda võib vaadata täiesti nagu, ütleme nii, ma võin sellega nõustuda ja seda mõttekäiku, mida sa praegu nagu välja tõid, eks ju, noh, need samad sõnad, eks ju, mida sa praegu lihtsalt väljendasid, tekitavad minus tundeid, kui ma vaatan neid sõnu ja kui ma nagu selle mõtte, et see tegelikult võib olla väga nagu võluv maailm, ütleme nii, ja mitte üldse nii argine, kui meile nii-öelda igapäevaselt siin õpetatakse või nii-öelda klassikaline paradigma nii-öelda räägib, eks ju, et see ei pruugi olla kindlasti nagu nii argine ja ma arvan, et see selline nagu võluvuus või nagu siuke maagilisus, mis selle maailma juures täiesti kindlalt olemas on, see on nagu meil endale nii-öelda iseseisvalt tajutav, eks ju. Et mõni tajub seda, mõni mitte, mõne jaoks see, mis just välja ütlesid, on nagu siuke tore, okei, võtame nüüd õlled, eks ju, või siis. Ja minu jaoks ongi see mingi filtri küsimus ja mitte nagu selles mõttes selle filtri, et mis filtri ma peale panen, vaid vastupidi need filtrid, mis ma ära võtan, et julgeda seda nagu näha nii. Või noh, ma ei tea, kas sa saad aru, mis ma mõtlen. Ma mõtlengi selle all võib-olla jällegi hästi suureliselt seda, et meile on silmad antud, et me saame või saaksime vaadata. Aga kas me ka päriselt vaatame või mida me näeme? Meile on antud kõrvad, et kuulata, aga kas me ka kuulame? Ja mida me päriselt kuulame? Kas me päriselt ka maitseme midagi? Ja noh, siis jõuamegi me tagasi selle sama juurde, et no meil on üks fookus, aga millele me seda anname? Mul on tunne, et väga suur probleem või no minu enda jaoks või minu enda sees
tihti on see, et noh, meie ühiskonnana ja sellepärast ma räägin meist ühiskonnana, sest ma arvan, et teised ka, aga tegelikult ikkagi ma ise võib-olla jagan seda fookust tihti liiga palju, teen mitut asja korraga ja siis see 100% fookus, mis võiks lahvatada seda ühte kohta suunates, noh nagu Laserboy võib-olla teab, kui sa paneksid oma, suunaksid, eks ju, sa võiksid panna põlema midagi, paberi põlema selles suhtes, kui sa luubiga näitad, eks ju, päikest kuivanud lehe peale, siis noh, kui sa koondad selle kokku, selle fookuse nagu üheks eesmärgiks, siis ta lahvatab palju paremini kui siis, kui ta on hajutatud. Aga see nõuab seda, et me võtaksime ära kõik need filtrid pealt, mis me ise oleme endale peale pannud, mis siis nagu eeldavad mingit arvamust ja mis ei luba tegelikult nagu päriselt kuulata või päriselt vaadata. Jaa, sest sa niikuinii tead juba kõike. Noh, see ongi see, et aga kui see perspektiiv on see reaalsus, eks ju, et meil on see kiht ees, see kiht ees, see kiht ees. Noh, võib-olla see inimese elu kogemuses on mingisugune 4-5 mõtet, mis teda kogu aeg nagu tuhmistavad. Vaata. Mingisugust hästi konkreetsed lihtsad mõtted, et elu käib nii ja nii. Ja selle asemel, et mõelda, et mis oleks, kui ei käiks nii või kui et oleks siin veel midagi nagu. Jaa. Või siis jah, otsid uusi asju, eks ju, võib-olla tasub seda teha hoopis. No ma arvan ka, samal ajal jällegi easier said than done, kui me kasutame inglisekeelseid termineid või noh, teoorias palju lihtsam kui praktikas. Muidugi, mugavus on nii kerge tulema ja nii lihtne on käia mööda seda sama tuttavat rada. Aga kui sa vahepeal mõtled, et noh, mul ei ole ju kiire, mul ei ole isegi kella, mul ei ole isegi aega. Ja kui ma teen selle väikse pikema tiiru, mis mul kaotada on, ma arvan, et pigem ainult võita. Sest et kui ma teen seda tuttavat käiku, ma mängin endaga ainult viiki, sest ma juba ju tean, mis juhtub. Aga kui ma teeks nii, et ma veel ei tea, mis juhtub, kui ma ei tea, mis saab, siis on võimalus, et ma võidan. Võib-olla võidan midagi uut. Võib-olla õpin midagi uut. No igal juhul. Jaa. Sest võib-olla mitte. Võib-olla ma jään ma lihtsalt pettumata, aga siiski noh, see oli seda väärt. No, miks mitte? Muidugi. Sest teine variant on see, et me teeme kogu aeg ühte sama asja ja noh, see on see, ma ei tea, kas see on Einsteini tsitaat, sellepärast, et neid Einsteini tsitaate on nii palju valesti tsiteeritud, nagu lihtsalt pannakse Einsteini pilt ja Einstein see that, eks ju. Aga igatahes see mõte, et inimene, kes teeb kogu aeg ühte ja sama asja, aga ootab uusi tulemusi, on hullumeelne. Et see on ju mõnes mõttes, see on täpselt see sama asi, millest me räägime ja see on nagu see, et tegelikult ilmselgelt inimestel on unistused ja inimestel on eesmärgid ja soovid saada kuskile jõuda. Ja muidugi sa võid saada paremaks, sa võid, noh, kui ma mõtlen lihtsalt, kohe hakkasin mõtlema näiteks jooksmise peale, kui sa ringrajal lihtsalt jooksed, sa võid saada kiiremaks muidugi ja paremaks, väledamaks ja hakkad oma keha veel paremini tunnetama, eks ju, selle läbi. Aga võib-olla tasub vahepeal metsatiire teha, jah. No kui seda midagi uut õppida, siis tasub võib-olla mingisugust uut informatsiooni sisse lasta või mingit uut vaatenurka pidi vaadata seda maailma ja seda elu, eks ju. Aga lähme korraks sõna juurde. Rääkisime korraks fookusest ja tõid välja selle mõtte, et tähelepanu, seesama see laserfookus, eks ju, mida on võimalik meil tegelikult nagu vallata. Ma julgen väita, et meil on võimalik vallata oma tähelepanu ja meil on võimalik nii-öelda ohjeldada, suunatada, kasutada seda tööriista, tähelepanu tööriista ja suunata see näiteks, ma ei tea, see sama pastak otsa ja seeläbi paberile. Ja ma tean seda, et sa oled seda teinud, sa oled mänginud sõnaga. Ja sa oled paberi otsa suunanud küll seda või pastaka otsa suunanud küll on fookust. Oled on ja see muidugi, noh, me teame seda, et sa oled näitleja, sa oled mänginud tükkides, sa oled mänginud filmis, eks ju, talves sa mängisid Tootsi poega, eks ju, see on tegelikult see, enne ma seda ei maininud, aga nagu see on ilmselt see koht, lisaks ka veel siis sellele, noh, lihtsalt toome need kiirelt välja, kuigi inimesed, ma arvan, et teavad sind väga hästi, et sa mängisid ka Vabades meestes ja selles viimases võmmis, eks ju, need inimesed tunnevad sind, su nägu, eks ju, nad teavad seda, et sulle meeldib mängida nii-öelda, noh, seda sama emotsionaalset kunsti seal lava peal või siis kaamera ees, aga lisaks sellele sulle meeldib ka keskenduda sõnale ja
ja mõelda sõna peale ja nii-öelda ütleme nii väljendada ennast ja seda enda sisemaailma läbi sõna. Aga kuidas sa seda ise väljendaksid või kirjeldaksid sedasama siis seda sihukest sõnakasutusprotsessi või siis kirjutamist üldse, et mis see sinu jaoks on? No ja lihtsalt öeldes ta ongi ikkagi väljendamine, enese väljendamine. Aga miks ma seda teen või miks ma seda nagu vajalikuks pean, on võib-olla suuresti just see, et ma olen õppinud nagu seda, et me kõik näeme maailma enda mätta otsast, enda siit silmavaatest. Mitte keegi teine ei ela selles kehas peale minu. Seega on variant, et me kõik näeme maailma erinevalt. Ja seega on variant, et see, mida mina näen, teised ei märka veel. Ja ma saan seda äkki näidata. Ja mitte, et see oleks kuidagi, et ma peaksin ennast nagu targemaks või kõrgemaks, võib-olla vastupidi. Aga need dimensioonid on nagu nii laiali kuidagi. Aga lihtsalt, et ma nüüd viimasel ajal olen natukene ka maalima hakanud, lihtsalt mingid, mul ei ole väga hea käsi, aga mul on hea silm. Ja siis ma püüan nagu, kallan värve kokku ja loksutan neid ja puhun sinna peale ja teen sellist nagu valamistehnikat. Ja siis, näitan oma vanaemalegi kasvõi lihtsalt, et ta näeks, millega ma olen tegelenud. Ja mul on tunne, et see on oluline, sest et muidu nad ei tea, nagu mis toimub minu sees või millele ma mõtlen. Ja ma arvan, et sellepärast on see oluline, sest et ma arvan, et reaalsus või ütleme siis teadvus on üks ring, mis on nagu meid täis või seda teadvust või teadmist täis. Ja reaalsus on ainult üks osa sellest, mingi selline väljavalgustatud osa, nii-öelda päisepäeva ajal toimuv. Mulle ei meeldi kasutada sõna alateadvus, sest et minu arust ta ei ole nagu millegi all, vaid ta on nii-öelda mitteteadvustatud osa võib-olla. See, mis tuleb meie juurde unenägudes, miski, mis on osa sellest ringist, aga mis ei saa nii palju valgust. Ja samal ajal, kui seda nagu jällegi laiendada või tõmmata nagu laiemaks seda ringi või imeilus oleks, kui see kõik oleks lõpuks valgust täis, aga samas varjudele peab ka ruumi jääma nagu. Aga lihtsalt, et sellepärast või et seda nagu mulle meeldib nokkida selle kallal, siis sellepärast mulle kuidagi meeldib asju kirja panna ja välja saada. Et nad ei jääks ainult siia sellesse mitteteadvustatud osasse, vaid et nad tuleksid siia. Ja sinus, ma näen, et sul on see võime, eks ju, ja sa saad seda võimet rakendades seda teha, eks ju. Ja samal ajal ka ilmselt nagu täpsemaks minna oma siis, kas siis sõnaga, eks ju. Aga see ongi täis paradoks ja see ongi nii mõnus või nii tore, et ta on selles suhtes elukestev õpe. Ja mingil hetkel sa ei ole üldse rahul nende asjadega, mis sa oled teinud. Ja Miga Valdar on minu jaoks üks väga oluline kirjanik ja mulle meeldivad võib-olla praegu lihtsalt, aga väga just tema mingis nooruses kirjutatud teosed nagu Imeline Joosef ja Suur illusioon, millele ta ise mitukümmend aastat hiljem on tagasi vaadanud, kui mõõtetu, ma ei tahaks enam alla kirjutadagi sinna, sest et mul on tunne, et ma ei hüüa neid asju enam omaks, mida ma tollel hetkel tegin. Ometi on need olnud temaks sirgumisel väga olulised astmed nagu, etapid, väiksed trepiastmed, mida ta on pidanud tegema. Ja nüüd hiljem, 60 aastat hiljem näiteks vaatab ta tagasi ja mõtleb, et nooruse hullus ja lollus, miks ma üldse midagi sellist tegin. Aga mina saan sellest nii palju. Ja ometi, et tema võib-olla on sellest lahti öelnud ja ei tunnista enam omaks. No täpselt see sama kirjaniku ja tema teose suhe. Võib-olla see on juba nagu tolmu all, aga mina pühin sealt tolmu ära ja leian sellest midagi. Sa äratad selle ellu. Ja. Sellepärast, et sina ju tunned neid tundeid, sina mõtled mõtteid. Sina tõlgendad seda, sina lood seda tähendust. Nagu. Ja. Sellepärast see on, okei. Ma näen seda, et see on, sellepärast see on eriti tänuväärne see, et sa kirjutad ja sa võtad selle aja siis väljendada ennast läbi siis poeesia sinu puhul, eks ju. No ilmselt sa kirjutad ka teistsuguseid asju, sa kirjutad ilmselt päevikud ka parasjagu natuke. No mitte nagu päris seda, et esmaspäev, aga mingid, ma olen nagu ka jälle unenägusid näiteks hakanud üles kirjutama mingitel hetkedel, aga jällegi ma olen nii iseenda jaoks paradokse täis inimene, kaksiku tähtkujuks sündinud, mida iganes see tähendab või ei tähendab. Sama. On jah, muidugi. Millal see sünnipäev muidu on? 7. juuni. No mul on 29. mai, et ma olen sust natukene vanem. Nädalake 9 päeva või? 10. Sellepärast me ilmselt olemegi mõlemad pikka kasvu ja Rakverest. No võt, siis sa võib-olla tunned väga hästi seda, et tihti peale on mul see, et ma
noh, loobun kirjutamisest või tunnen, et seda pole isegi vaja ja nagu ekseldan enda sees neid mingeid probleeme, aga lõpuks, noh, kui ma selle ära teen või no tähendab, mida ma mõtlen, võib-olla ongi see, et mul on endal tunne, et ma võiksin seda teha veel rohkem, kui ma teen. Aga see on lihtsalt miski, mis peab minus settima nagu või miski, mis minus vajab seda väikest vetika maiku. Ja, saan aru. Ja no eks see on, ma usun sinusse ja sinu sõnasse, sellepärast, et see, kuidas sa väljendad ennast sõnadega, see on nii nagu mõnus ja ma näen seda, et sa seikled ringi seal sõnade maailmas. No seda kindlasti jah. Ja ühest küljest ma tunnengi või üks osa minust ütleb, et aga sellest piisab. Sa ei peagi rohkem midagi tegema, aga teine pool on, et ei, küta lihtsalt veel ja veel. Ja no, ambitsioon, ega see ei ole üldse halb. Tasakaalu otsida ma nagu püüangi. Ma usun, et me kõik, et see ongi see väljenduse ja ideaali vaheline tasakaal, vaata, et see ideaal on nagu see, et ma võiksin juba olla seal. Onju, ja ongi see, et tegelikult ma tean seda, see potentsiaal on olemas, mul on käed küljes, eks ju, ma ärkan hommikul üles, ma võiksin ärgata pool tundi varem kui täna hommikul, ma võiksin ärgata kell 6 hommikul veel natukene varem, veel rohkem tööd teha, blablabla. Ja siis tegelikult ma teen seda, ma teen natuke vähem, kui ma enda ideaalis näen. Aga ma arvan, et ma olen sellega selles mõttes rahu teinud, et see tegelikult see tasakaal ja see ambitsioon ei olegi nagu absoluutne, kuidas ma ütlen, ma ei taha tegelikult päriselt sinna jõuda. Ja, sest et tegelikult see tasakaal ongi olulisem vaata. Jah, ei ole mõtet ka enda peale pahane olla. Või noh, mina ütlesin, et ei tasu toriseda tegemata tegude tagatubades, nagu selles mõttes, et ei ole mõtet. Noh, on nagu on, noh. Ja olematut ju ei ole. Välja tuua kogu aeg seda, mida ei ole ka nagu mõtet. Ja, kui see pidurdama hakkab teistpidi, siis pole tõesti mõtet. Samas mulle meeldib see, et nagu ärkaksid, et ärkad kogu aeg pool tundi varem, siis lõpuks võib-olla su keha on siuke, et ma ei jaksa rohkem nagu. Olulisem on teda kuulata ja olulisem on pigem see pool tundi kauem magada ja las see ahvikene on siin peas siuke, et miks sa ei tee pool tundi nagu rohkem. Kuni see on nagu tunnetuslikult okei ja keha ja vaim on kuidagi tasakaalus ja noh. Ikka balanss, üle piiri ei saa minna, sest muidu see kvaliteet langeb jälle teistpidi ära ja ma arvan ka, et kohe esimese sammuga, no see kõlab nii klišeena, aga nagu, no eks need klišeed kuskilt on tulnud, ja ma arvan, et see klišee, et sa ei saa kohe seda Mount Everesti vallutada esimese mäena, see on ju, noh, see on nii loomulik, et me peame tegema neid alguses tibusamme, eks ju, natuke mööda panema, aga samas kui see suund ja see ambitsioon on olemas, siis mulle väga meeldib ambitsioon. Seda küll, jah. Et see on sama asi, millest Viktor Frankl rääkis, et temast on vähe nagu videomaterjali, eks ju. Tead Viktor Franklit, ei teagi tegelikult. 3 Auschwitzi koonduslaagris käis ja elas kõik 3 üle. Ja Man's Search for Meaning on tema see süke põhi. See on mul desktopil isegi olemas, ma ei ole seda veel lahti teinud. Aga see on võimas, see on tõesti, see on uskumatult võimas ja see tema, see elutöö, mida ta sealt nagu läbi tõi ja välja tõi, see on võimas, aga üks, millele ma tahtsin viidata, oli see moment, et üks mingisugune video, selline väike klipp kuskil YouTube'is on sellest, kuidas ta kirjeldab tahvli peal seda, et ma võin selle tegelikult siia välja ka joonistada, et kui inimene sihib näiteks, ütleme nii, tal on 3 punkti, eks ju. Ja kui inimene sihib lennukiga, eks ju, näiteks viskab selle paberlennuki kuskile siia ja viskab näiteks või sihib siia keskele, nii-öelda keskpärasusse või nagu päris hea, päris normaalne, eks, kui ta ambitsioon on siuke keskpärane ja sihib siia, siis see tegelikult langeb siia alla kahjuks ja ta pettub. Aga kui ta ambitsioon on võimas, ülivõimas, et ta põhimõtteliselt ta sihib, mitte nagu päris taevasse, aga nagu kõrgemale, kui ta tegelikult on võimeline, kui ta nagu tegelikult ära teeb. Kui ta ise arvab, et ta on võimeline. Ja kui ta ise arvab, et ta on võimeline, nii-öelda nagu usub rohkem, usub lihtsalt iseendasse rohkem, kui nii-öelda tema igapäevased teod tegelikult nii-öelda tõestust annavad või nagu põhjust annavad, eks ju. Ja sihib siia kõrgele, siis ta tegelikult lendab siia mõnusasti keskele, sinna, kuhu ta tegelikult tahab minna. Ja siia, kus tegelikult ta tunneb ennast päris hästi. Et selles mõttes see siuke ambitsioon, ma arvan, et see on kindlasti nagu
tööriist ja millesse ma arvan, et ei tasu üldse negatiivselt suhtuda, nagu üldse mitte, et vahepeal muidugi, kui ta teeb haiget, siis võib-olla tasub nagu see suhe selle ambitsiooniga enda sees niimoodi nagu kuidagi paika kloksutada ja nagu ja. selgeks teha. Nõus, jah. Just. Aga... Et ta ei muutuks jah siukseks nahaalseks, võidu januks nagu, et ma pean kogu aeg võitma midagi või noh. Ja. Arvan, et ei ole nagu mingisugune äärmuslik eesmärk iseenesest, vaata, et iseeneses. Et tegelikult me ei taha seda vaata. Ja. Et selles mõttes me tahame ja me paneme täiega muidugi, me oleme siia sündinud ja tulnud ja maailm on ju selles mõttes väga vinge, et meil on, nagu me enne teeme selle dialoogi momendi, eks ju korraks küsimuse alla, meil on nii palju inimesi, kellelt õppida, on ju meie ümber. Ja meil on see võimalus olemas õppida ja nagu tunneme sellest rõõmu ja oleme selle eest tänulikud, aga ma arvan, et see ongi see, et kui see asi läheb üle piiri, nii et me tegelikult oleme teiste inimeste vastu, kes meie ümber on halvad näiteks ja nii-öelda rullime üle. Ta muutub nagu egokeskeks või just täpselt see sama ilus asi, mida sina ütled, et meil on nii palju inimesi meie ümber, kellelt meil on midagi õppida. Ja kuni me seda nagu teadvustame, seni see on ilus ja kuni me arvame, et kõik teadmised on minu käes või jälle tõuseb see kuidagi ego nagu kõrgemale, siis tegelikult lakkab kõik justkui olemast. Et samal ajal selline Martin Edenilik, üks raamat, eks ju kindlasti, mida võiks lugeda. Ma arvan, et sina oled seda lugenud. Jack Londoni Martin Edenit, lihtsalt kuidas see poiss nagu ennast mobiliseeris, arvates, et ta on rumal või et ta on nagu, oli madalamast klassist ja meremees ja tugev ja tugeva kehaehitusega ja palju tööd teinud aga nagu vähem koolis käinud. Ja siis ta hakkas lihtsalt õppima ja tema oli täpselt selline tüüp, eks ju, kes seadis endale eesmärgiks, et nii ma ärkan veel pool tundi varem, ma teen veel rohkem. Et see selline drive on nii oluline ja nii nagu hea, kuni see on tervislik, kuni ta ei muutu nagu nahaalseks, jah. Sest siis ta hakkab lõpuks sööma nagu sind ennast seest ja siis sul, see keha, kuhu sa siis seda praanat kogud läbi nende teadmiste, see juba muutub selliseks, et need teadmised muutuvad nagu koormaks su seljale, mitte enam ei tiivusta sind. Jah. Selles mõttes see Edeni puhul, see on vägev, et sa selle välja tõid. Tahtsin sul tegelikult enne küsida raamatu soovitusiga, aga see on hea, et sa selle kuidagi nagu loomulikult välja kasvatasid ja ma ütlen, et see raamat on väga vinge raamat. Ma lugesin seda mitte küll nagu väga, ma keskkooli ajal ja põhikooli ajal ma seda ei lugenud. Lugesin seda siis, kui ma tegin kunagi üks tükki nagu Vaga vend Vahindra Taago Tubinaga ja siis lugesin just seda. See oli nagu tõesti võimas ja minu jaoks sealt tuli nagu välja see lugu ka, et Martin oli, nagu sa ise mainisid, ta oli lihtsalt füüsiliselt ülivõimekas, nagu suure kehaehitusega tugev, just kui siuke Mihkel Kunnus, eks ju, ala, kes ongi nagu muidugi kõvasti trenni teinud, on ju, füüsilist tööd teinud terve elu ja nii-öelda eeldused selline terve, tugev, lopsakas siuke noormees olla või siis lihtsalt mees olla oli nagu, ühesõnaga see oli suur, on ju. Ja nagu siuke oli näha, et füüsiliselt võimekas, aga samal ajal tõesti intellekt või nagu mõistus oli selles mõttes lihtsalt täiesti treenimata, siuke lihvimata teemant. No just, et tema vaim oli kehas nagu väiksem. See saab olla nii suurt tasakaalu nagu. Ja ta ise tundis selle ära ja tahtis seda parandada. Ja minu arust see on ilus nagu. Et nii kaua, kuni neid nagu parandada, kuni saab neid mõlemaid tõsta, nii kaua on nagu gift. Sest mina olen ka mingil hetkel just nagu vastupidiselt kuidagi tundnud, et loen hästi palju ja kuidagi intellekt, aga siis peab keha ka järgi tõmbama nagu. Sa ei tohi istuda lihtsalt külmas toas kägaras ja lugeda raamatuid, sest et see ka ei anna midagi. Sest et siis lõpuks, kui keha ei õitse, siis ei saa see hing ka, tal pole ruumi lihtsalt siin sees. Ja väga hästi öeldud, jah. Ega see Mihkel Kunnus muidu nagu, ma ütlen, ma väga paljudest viimasel ajal ei tea, mis ta on toimetanud ja teinud. Võib-olla see ei ole üldse hea näide, aga mingil hetkel ma igatahes mäletan, et tegemist oli nagu väga nutika mehega, aga igatahes ma tunnen seda sama nagu oma elukogemuse juures, et kui ma teen trenni, siis kasvab ka nagu siuke teatud suurus nagu iseenese nii-öelda nagu tunnetuses. Ja mulle see ilmsesti meeldib seda nagu suurust kasvatada, sest siis on nagu siuke tunne, et see intellekt tõesti ta nagu mahub kuskil ära, tal on nagu mingi ruum, kus koos olla ja tal on nagu rohkem mänguruumi.
võib-olla see on see. Sest laienevad ka need mingid siuksed nii-öelda kehalised teadmised või piirid või noh, sellepärast on näitlejaõpe lihtsalt minu arust fantastiline. Me saime nii palju nagu, noh, muidugi võib-olla, noh, see on ainukene amet, mida ma olen õppinud, ainukene kõrgkool, kus ma olen käinud, eks ju, et võib-olla teised erialad pakuvad sama sisukaid koolitusi või perioode õpetust, oma elust, õpetust vähemalt, eks ju. Ja küsivad nii laialdasi küsimusi, aga noh, seal täpselt samamoodi, noh, ta ei olnud ainult siuke kuiv nühkimine, me ainult ei analüüsinud teksti, ainult ei rääkinud sõnast, vaid just me nagu katsetasime ka nagu kehapiire ja viisime oma füüsist nagu mingile tasemele lihtsalt selle jaoks, et vaadata, mis siis tööle hakkab. Ja see on täpselt samamoodi mingi laienemine. Ja no huvitav, tähendab, minu sõber Ringo Ramul just paar päeva tagasi tutvustas mulle sellist asja nagu stereogramm. Ma ei tea, kas sa tead, mis asi see on. Ma ei olnud sellest varem kuulnud. Saad aru, see on üks pilt. Pange kõik Google'isse sisse stereogramm. See on lihtsalt need on ühed pildid, mis on lihtsalt mingid täppe täis, erinevaid värve täppe. Ja kui sa mängid oma fookusega niimoodi, et sa vaatad seda pilti või noh, justkui nagu, ma ei tea, trikk, mida mustkunstnikud kasutavad, eks ju. Et nad segavad kaardipakki ja samal ajal vaatavad, noh, nad ei vaata otseselt seda kaarti, mis sa neile andsid või välja valisid. Aga nad vaatavad sind ja samal ajal näidates ise endale seda kaarti. Et nad näevad silmanurgast ka seda kaarti, eks ju, mis välja valitud sai. Ja samamoodi oma fookusega mängides, hoides seda nagu ühes kohas, sa tood kuidagi silmavaate nagu lähemale, et sa fokusseerid justkui siia sõrme otsa. Aga tegelikult vaatad seda ekraani, siis saad aru, see pilt muutub ruumiliseks. Ja seal tekivad mingid kujutused või mingid kujud on seal. No ma olin täiesti mind blown. No see oli nagu sa lähed kinno, paned 3D prillid ette, eks ju, ja vaatad filmi, sul on tükke tunne, et vau, nad on siin samas. Et noh, uskumatu, lihtsalt täiesti mingi plain 2D asi on võimalik nagu fookusega mängides tuua ruumiliseks. Huvitav. Ma ei olnud varem seda märganud või noh, seda üldse nagu leidnud sellist asja. Ringo näitas, et siuke asi on olemas ja no tõesti, see toimis või noh, ma nägin neid asju, mis seal oli kujutatud. Ja noh, siis tekib lihtsalt küsimus, et kui palju veel on nagu elus neid asju, kus ma oma fookuse lihtsalt mööda suunan. Nagu sellepärast, et ma arvan, et ma tean, mida ma vaatan, aga tegelikult on võib-olla tõde palju lähemal. Huvitav. Väga huvitav. Ja noh, see korraks selle kehalisuse juurde nagu tagasi tulla, et siis mõnes mõttes see kehalisus loob selle sarnase sellise nagu ruumilisuse vaata, mille sees näiteks vahepeal mul on selline tunne, et seljatagune, mis on nagu süke tunne, et kas sul on tugev seljatagune või mitte. Süke küsimus. Vahepeal küsin endalt sellist küsimust ja ma tunnen seda, et mul on tugev seljatagune siis, kui ma teen sangpommiga trenni või siis käin jooksmas või jalutamas. Ja kui ma mingi nädal aega mitte midagi ei tee, siis istun, ma ei tea, lösutan kuskil toolis või siis istun autoroolis, siis mu seljatagune läheb nõrgemaks. Ja nagu ma tunnen seda, et see seljatagune on miski, mis annab mu mõttele palju rohkem selgust ja nii edasi. Et nagu kindlust ja nagu sükest kindlust jah, just nimelt kindlust. Et see on huvitav, kuidas see nagu, kas sul on tugev seljatagune. See on nagu kohati nagu nii poeetiline mõte. On küll, jah. Aga samal ajal nagu ma saan sellest füüsiliselt ka aru, mida see tähendab. Ja see ei tähenda ainult nagu lihaseid, vaid see tähendab ka mingil määral sellist enesekindlust või kindlust. Me oleme Rakverest pärit, Rakveres on ju üks kindlus. Üks linnus kividest ehitatud ja noh, kaitsmaks seda, mis seal sees on. Seda kindlust on vaja hoida. Kindlust vaja hoida. Hoiame kindlust. Hoiame kindlust. Kusjuures sõnadest rääkides, sa oled kirjutanud, kas sa sooviksid midagi lahedat ette ka lugeda või oma sulest? Oma sulest. Sul on miskit kaasas või miskit meeles? Jah, mõni on küll. Mul on üks siuke nagu põhivärk, mis mulle kuidagi nagu endale väga meeldib ja seda ma kuidagi viimasel ajal olen natukene siin-seal lugenud ka, et võib-olla see sobib ka. Sa pole sunnitud siin olema, elama, minema, tagasi tulema. Sa pole pandud seda taluma, vihkama, armastama, andeks paluma. Sa pole kogemustel kosjas, kuid ole kindel oma asjas. Sa pole loodud kõige jaoks, vaid ise loo, et sa ei kaoks. Üks neist. Mõnusaist. Mõni pikem on ka, aga pikemaid peab maha lugema. Aga mulle meeldib endale ka see, et ära kuula ainult oma mõistust. Kuulmiseks vajalik on ka kõrv.
pea meeles, otsides vabadust ja võrdsust, et hinge lukustamine on mõrv. Väga lahe. Noh, I see. mõnus või noh, mul on nagu olnud tunne, et noh, endale ma räägin tihtipeale või no ega ma ei suuna nagu neid tekste kuidagi kellelegi või et ei taha kellelegi nagu öelda, vaid ikkagi iseendale nagu. Ja neid asju kuidagi nagu sõnastada. Mulle see rütm on nagu tihtipeale, ma olen märganud, et oluline või mulle meeldib, kui asjad riimuvad. Muidugi vahepeal on ta olnud ka nagu pinnuks silmas, et sa püüad liiga kangelt jälle. Ja noh, tegelikult siis, kui sa oled liiga kange, siis kaob nagu see kindlus. Sest sa enam ei tea, mida sa teed, sa hakkad nagu kangutama ja siis võib murduda, vaata. Aga need on nagu olulised pilgud peeglisse. See on lahe, see kohe tekitab mingisuguse sellise ruumilise tunde ja noh, pöörab, ma näen seda, et nagu poeesia pöörab tähelepanu või sõna pöörab tähelepanu mingisse sellisesse kogemusse või nagu sellisesse, no eriti see luule, mida sa praegu, eks ju, ette lugesid, et see pöörab tähelepanu nagu mingisse sellisesse introspektsiooni ja sellisesse oma ruumi ja nagu oma mõtisklusse ja oma siukse maailmatunnetuse seestpoolt kuidagi nagu uurimisse, mis mulle hirmsasti meeldib. See on eneseteadlikkus on selle nimi, just nimelt eneseteadlikkus. Ma näen seda, et see kasvatab eneseteadlikkust ja sellepärast see on suurepärane tööriist. Sest näiteks mul on teinekord siuke tunne, et tekib nagu mingisugune eneseteadlikkuse või siuke, kuidas ma ütlen, eneseteadlikkuse selline nagu mingi tundev välksatus tuleb läbi ja see on kasvõi nagu mingi üks sõna nagu, kui ma ütlen, nagu lihtsalt tahan. Selline üks sõna lihtsalt tahan. Ja minu jaoks nagu see sõna kuidagi tahan. Minu sees tähendab see seda, et see viitab nagu mingisuguse tahte suurenemisesse ja nagu tahtele tähelepanu osutamisele. Ja ma näen seda, et vahepeal mul käivad siuksed mõtted läbi, et mis siis oleks, kui ma tatoveeriks ühe sõrme peale tahan, teise sõrme peale midagi muud, kolmanda sõrme peale midagi kolmandat, eks ju. Nagu kasutades mingisuguseid märksõnu nii-öelda, katsudes endale nagu kuidagi meelde jätta neid samu eneseteadlikkuse selliseid välksatusi või nagu neid selliseid tundeid, mida mul meeldib kasutada, mida mul meeldib nagu hobuseid enda juurde kutsuda ja ohjeldada ja rakendada selleks, et midagi põnevat sellest maailmast ja elust teha, eks ju. Et selles mõttes mulle nagu meeldib eriti see nagu luulemoment selle juures veel eriti, sellepärast, et sul ei ole vaja midagi tatoveerida, sul ju mälu sul on olemas, sa võid hoida selle, tekitada selle ruumi nende sõnadega ja siis seal ringi vaadata ja nagu ära tunde jälle ennast nende sõnade sees ja taustal. Jõle lahe. Väga ilus mõte ja täpselt jah. Ja no ongi, seda ma mõtlen ka, et see ongi nagu kõige rohkem ikkagi, noh jah, jälle käega vastu rinda tagumine või siuke ego või, aga mulle noh, selles mõttes, et mina vastutan selle eest ise, nagu mina kirjutan endale selle tahan sinna silpidega välja. Ja see annab mulle nagu tagasi ja juurde ja edasi ja ma saan sinna uuesti vaadata ja ma näen jälle seda sama ringlust. Ja kui see kellelegi teisele ka midagi sarnast või üldse midagi tekitab, siis see on lihtsalt juba boonus. Muidugi, siis sul on võimalus midagi anda, eks ju. Siis me tegelikult toob meid tähelepanu juurde ja enne seda, kui me tulime siia täna kokku, siis me mõnda aega tagasi kohtusime ühe lavastusega seoses, eks ju, mida me järgmine aasta hakkame tegema ja sõime õhtust pärast seda proovi, rasket mõõgavõitlusproovi seal Tallinna vanalinnas sinuga koos ja siis meil tuli see fookuse küsimus korraks nagu õhku, et mis lihtsalt nagu teema mõttes, et see tähelepanu on nagu siuke vinge asi, mis on meil nagu tööriistan olemas siin ja mida me saame rakendada ja mida me saame nagu valida enda teenistusse nii-öelda kutsuda. Ja ma arvan, et see võime, mis sul on nagu läbi sõna, eks ju, et sa saad läbi selle sõna, selle tähelepanu viia sinna sellesse punkti, mis annab sinu elukogemusele väärtust juurde. See on ju selles mõttes, ma näen, et see on inimeseks olemise üks selline nagu vingemaid momente, sest sa võid ju selle tähelepanu, nagu sa ise selles esimeses, ma täpselt sõnastust ei mäleta, aga selles esimeses luuletuses sa tõid selle mõtte välja,
et meid ei ole sunnitud, eks ju, selles mõttes tundma mingisugust kindlaid tundeid või noh, nagu see, ma nägin, et see oli see nagu see mõte, mis seal nii-öelda allhoovusena oli, eks ju. Et meid ei ole nagu, keegi ei ütle meile, et sa pead tundma ennast halvasti, see on meie enda valida, kas me näeme head või me näeme halba, eks ju. No seda ma mõtlengi ja seda ma arvangi, et see tegelikult ongi treenitav jah, läbi praktika. No et selle all ma peangi vist silmas seda, mida ma nagu varem ka korra mainisin, et me nagunii kuuleme, kas me ka kuulame. Ja noh, see võib olla nagu jah, siuke suur küsimus, et aga mis siis siin on, eks ju, mida me peaksime kuulama. Aga see tulebki läbi praktika, igaüks lõpuks kuuleb ära, mis asjad on need, mida ta tahab kuulda, mida ta tahab näha. Ja no, sest et see paratamatult toimib, vaata, mul on tunne, et inimesed paratamatult näevad midagi, aga kui nad näevad kogu aeg ainult halba, siis nad hakkavadki seda aina rohkem märkama, sest et nad on ehitatud, nad ise ehitavad ennast nii, et nad enam ei näe midagi muud. Täpselt samamoodi on ka heaga ja ma ei arva jällegi, et peaks olema kummalgi pool nagu äärmuslikult, et noh, käidki ringi ainult namaste ja ainult nagu püüan kõike, igal pool on ainult hea, sest et ei ole, maailmas on nii palju nagu mustust ka ja minu jaoks ei tohi valgust varjust eristada. Mida lähemal sa päikesele seisad, seda pikem on su vari ja see on okei nagu selles mõttes, et kumbki ei ole hea ja kumbki ei ole halb, mina arvan. Kui palju vari pakub kaitset nagu suurepäraselt, eks ju. Sama palju kui päike võib soojendada, aga ta võib ju ka kõrvetada. Et noh, see ei ole üldse must ja valge, ta on pigem värviline. Ta on pigem värviline, aga näed, see tegelikult sul on ikka siuke positiivne bias sees. No jah, on ja selles mõttes see, ja. Ma nagu just sellest samast nagu näitis, mis sa tegelikult tõid, sa mõttes sööd mees oma sõnu, vaata. Sa ütlesid, et ka varjus on tegelikult nagu kaitse, eks ju. Aga see ongi see, et sa tegelikult juba suunad oma tähelepanu ka sellele varjule sedasi, et sa otsid sealt positiivselt. No seda küll jah, vist küll jah. Et selles mõttes jah, kui ma vaatan ikkagi pikka kaevu, sügavasse kaevu, kuhu sa nagu kukud ja kus on pime ja kõle, siis tegelikult ma tean jah, et seal all on üks silmapaar, üks naeratav silmapaar, mis vaatab ja noogutab sulle. Ja kõik läheb nagunii lõpuks hästi. No näed sa, aga võib täiesti teistpidi uskuda. Et seal ei ole midagi või? Võib uskuda nii, et see on üks nukker ja õudne auku minna vaata, ja siis nutta ja minna nagu lihtsalt selle mõttega nagu lõpuni. Nii et sa treenidki oma tähelepanu sedasi, et sa see vist on võimalik küll ka, jah. Jah, see on Tony Robbins vist oli see mees, kes räägib sellest, paljud tegelikult räägivad sellest retikulaar-aktiveerimisüsteemist, mis ajus on siuke osakene, mis hakkab, toimib nii, et see põhimõtteliselt paned ta otsima ja leidma seda, nii-öelda paned oma aju leidma ja otsima seda, mida sa ta nii-öelda otsima paned. Ehk siis ta leiab ühesõnaga seda, mida sa nii-öelda nagu nägema just, et kui sa tõesti näiteks tahad näha siin maailmas ja selles elukogemuses positiivset ja näiteks seda, et mille eest ma võiksin tänulik olla, eks ju. Või siis tahad näha seda, mis on nagu ääretult negatiivne ja otsid nagu seda sükest kurba ja haigeks tegevat on ju lõppkokkuvõttes ka, et Vot jah, seda ma arvangi, et tegelikult me teeme seda nagunii. Meil on see üks fookus, me nagunii anname teda kuhugi poole. Ja kui me sellest nagu aru saame, siis tegelikult me saame valida, kuhu poole me tahame teda anda. Ja siis on juba tunnetuse küsimus. Sest et ma ei saa öelda, et halvemad on need inimesed, kes ei raatsi valgust näha või kes ei usu, et vaikuses võib olla kõik juba olemas. Jah. Ma usun ka, et see on kindlasti halvaks neid ei tee, et see on pigem siuke harjumuse küsimus, eks ju, et kui sa oled pikalt oma elus harjunud ühtepidi seda maailma nägema, siis nõndast seda näed, kuigi võib-olla meie näiteks sinuga eelistame vaadata seda maailma nagu nii-öelda positiivsemates toonides ja katsudes näha nagu siukest edasiviivat ja õpetlikku ka nagu negatiivses ja kuidagi ongi siuke uskumuste ilmselt ja siuke taustsüsteemide küsimus, eks ju. Jah. Aga kõige rohkem või mis põhiline taustsüsteem, mis nagu on vist või miski, mida ma ei suuda nagu ümber lükata, isegi kui ma väga püüaksin, on loodus. Ja on nagu see, et vaata, kuidas loodus teeb. Loodus puhkab, kosub, kasvab, õitseb kogu aeg. Vahet ei ole nagu miks või nad ei küsi isegi seda küsimust. Ja
ja kuni ma nagu tunnen mingit ühendust sellega, seni ma ei saa ette kujutada, et on teist varianti. Ja samal ajal muidugi ma julgen ja tahan osaleda dialoogides ja arutleda selle kõige üle. Ja ma võin tõsta käed üles ja öelda, et siin on väga palju, mida ma ei tea ja ma ei pretendeeri tõele. Ma lihtsalt ütlen, kuidas mulle näib. Ja see ei pruugi olla päris ja see ei pruugi olla teiste jaoks päris. See ei pruugi isegi olla sinu jaoks õige. Aga õige on vist alati kuidagi tunnetuslik. Jaa, ma usun ka. Et see võib-olla meil on lihtsalt nii palju ühist ja seetõttu me saame sinuga pikalt rääkida. Aga mõne inimesega võib-olla ei ole nii palju ühist, seda on keerulisem leida. Kogemus on lihtsalt nii palju nagu erinev ja seetõttu see siuke õigesuse tunne just kui nagu, see ei ole nii aktiivne, et see on pigem nagu see, ma ei mäleta, mingi saksa filosoof tõi sellise, kas see oli äkki Heidegger või Umwelt ühisilm. Ja see on see, et meil on just kui see sama ring, eks ju, maailm on, eks ju, oletame, et maailm on siuke tajuring, mis ongi nii-öelda nagu meie maailm, meie reaalsus ja sul on see oma ja see osa, mis on meil ühine, see on nagu siuke Umwelt ongi ühisilm, mis on nagu siuke kaetud, ühiselt kaetud ala ja seetõttu on nagu see, ma arvan, et see õigesuse tunne pigem tekib seal ja dialoog tekib seal. Et sellepärast näiteks meil on lihtne kuidagi nagu nii-öelda mõista ühiselt seda, mis on normaalne. Näiteks see, et inimene ei tohi teist inimest ära tappa, eks ju. See on meie jaoks normaalne. Aga teistele tegelikult, või mitte teistele, vaid mõne jaoks ei ole vaata kuskil. Või et mõne jaoks see on normaalne, kui sa nagu et sa võtad kellegi, ja. Aga see ongi jälle siuke kultuuritausta küsimus ilmselt, aga korraks tulla sinna fookuse juurde tagasi. Et see on selles mõttes, ma arvan, et see on nagu tähelepanu väärt see küsimus, et mis asi see fookus siis nagu täpsemalt on ja kas see on, ma saan sellest aru, et see võib olla igal pool, nagu sa korraks välja tõid, eks ju, et me kipume seda tihti peale laskma nagu liiga paljudele asjadele ja siis ta hajub ja siis ta muutub selliseks üleüldiseks. Aga mis selle fookusega siis teha saab, kui me ta tõesti nagu mainisin enne, et just kui nagu hobuse võtame päitsetest kinni ja hüppame talle selga ja lähme nüüd tema toel kuskile poole, siis kuidas sa nagu ise näed, et mida see fookus sinu jaoks nagu andnud on? Suunda võib-olla. Mingit nagu väga hea küsimus, ega ma ei teagi. Suunda vist jah, kuidagi kõige rohkem. Et ei pritsiks nagu lihtsalt laiali kuidagi, vaid nagu mingi idee valendab seal kuskil ees ja siis sa nagu pürgid selle poole kogu jõuga. Seda ta vist nagu kuidagi teeb. Ja seal ei ole nagu mingit kahtlemist või kaheti mõistmist, vaid seal on lihtsalt puhas teadmine sellest, et see on see, Vist äkki või? See on, kui ma nüüd seda nagu niimoodi natuke dekonstrueerin, siis kui seda nagu seda paika või seda asja, mis seal ees on, seda nagu fookust, seda suunda ei oleks nagu seatud, siis ka nagu seda jõudmist ja seda nii-öelda asja, mis selle eest terendab, see idee, mis iganes vormida siis lõpuks jõuab, siis teda ei saaks ka olla. Jah, ta oleks kuidagi kehatu ja olematu. Ja sellepärast mulle vist ka kuidagi meeldib, et me oleme ajalikud inimestena. Teadvus on üks asi ja teadmised ja elu ja surm ja kõik need asjad, aga mulle meeldib see, et meil on see nagu see aken, see väike ajaaken, vaata, mille sees. Sest ma mõtlen, et muidugi ma teeksin igasuguseid asju, ka siis, kui ma oleksin ajatu, kui ma võiksin elada igavesti, kui ma oleksin nagu Superman selles mõttes. Et ikkagi ma teeksin mingeid asju, sest et muidu hakkaks igav, ma ei jaksaks logeleda kogu aeg. Mõnda aega võib-olla istuks niisama, võib-olla isegi aastas 100, lihtsalt pikendades seda mitte midagi tegemise aega, aga siis mingil hetkel hakkaks nagu sügelema ikkagi. Midagi nagu tahaks. Ja see vist ongi see fookus. Et mis on see, mida sa tahad teha ka siis, kui sa oleksid ajatu nagu.
ja see kuidagi pakendab selle mõnusalt kokku ja annab suuna ja siis sa saad aru, et sa saad nagu ära teha mingeid asju ja siis sa kuidagi hakkad seda vormima nende teadmiste najal, mis sul on. Ma ei ole nagu kristlane, ma olen küll ristitud, aga ma kuidagi mingil hetkel mul käis mingi sähvatus ja ma kuidagi sõnastasin enda jaoks nagu selle risti sümboolika lahti või noh, ma ei tea. Omamoodi, jah? Jah, just, et omamoodi, ma ei pretendeeri jälle tõele üldse. Aga kuidagi mul on tunne, et me oleme taimed, me oleme wifi'ga taimed, meil on juured, aga noh, nad ei ole meiega kontaktis. Minu ema ja isa ei ole praegu siin kaasas, aga samal ajal nagu on ka, vaata. Ja minu vanaisa, kelle me eile maha matsime, ei ole tegelikult mitte kuhugi kadunud, vaid ta on talletunud minusse ja kõik need teadmised, mis minus on, mis on tema sinna pannud, on siin alles ja kasvavad edasi. Seega kogu aeg see selline vertikaalne kasvamine nagu toimub. Samal ajal olen ma kogenud ka väga tihti seda, kuidas mingid teadmised tulevad lihtsalt juurde, kukuvad kuhugi, nagu sinusse. Ja miks rist on lihtsalt see, et tuleb mängu see lineaarne ajasus või aeg, mida tegelikult ju ei ole, mis on justkui nagu mingi lineaarne joon, mis ongi nagu horisont, nagu horisontaalne. Ja läbi selle kokkupuutepunkti asetun mina reaalsusesse nende teadmiste najal jagama seda, mis on praegu nagu mul võimalik välja öelda või välja teha või mida ma nagu tean nende antud ja saadud teadmiste najal ja mida ma oskan oma oskustega nagu. Et see on see südame avamine siia, sellesse ruumi, sellesse reaalsusesse, kus me nagu kokku puutume inimestena üksteisega. Jah. Ma mõmisesin, sest mul lihtsalt nii meeldis see nagu nii hästi, nii hästi kokku toodud ja äge mõte, see center mõte on üks vägev mõte. Ja mõttes, see vist ongi see fookus või? See vist ongi see fookus ja see fookus saabki, ta saab tekkida täpselt selline, nagu ta on kõige selle toel, mis juba on olnud ja peamiselt ongi sellel, mis juba on olnud ja nagu sellel kujutluspildil ka, mida me oleme nii-öelda ette näinud, eks ju. Aga samal ajal ka see kujutluspilt on olnud ja see kujutluspilt mõnes mõttes seabki selle fookuse ja kuidagi väga ja see kujutluspilt on ka ju tegelikult, mis see on ainult siis see pilt, mille sa ise maalid oma kolmanda silma nagu sisemise seina najale. Mingi siuke, ja seal on ju kõik võimalused. Sa ise teed seda. Ja läbi õppimise sa saad värve juurde ja sa saad oskuseid juurde ja siis sa maalid juba palju paremini seda või palju täpsemalt või kuidagi tunnetuslikult täpsemalt. Selles mõttes, et sa juba näed, mis on sinu käekiri, millised on sinu vormid. Ja siin ei ole õiget, halba, valet, paha, vaid lihtsalt sa teed seda, sest et see on see, kuidas sina nagu toimid või teed ja sul on see tunnetus on olemas. Ja siis, kui seda kolmanda silma sisemise seina najal olevat pilti nagu laiendama hakata ja reaalsusesse tooma hakata, siis ei ole enam seda enda mitte teadvustatud osa. Ja kõik täitub selle sama ühese sinu valgusega. Või siis loominguga või selle sükse nagu sellega, mida me saame teha, eks ju, oma kätega, või see käsi võib olla ka sõna, eks ju. Ja see on tõesti väga hästi kokku võetud, sest ega see kujutis ka, mis tekib sinna, eks ju, sinna kujutluspilti ja sinna kolmandasse silma, eks ju, ja sinna siis selle sisemisse ekraani nii-öelda, mis meil on ju kuskil on, mida me kõik teame, et meil on see olemas, on ju. See on ju tööriist, mõnel on see teadlikum tööriist, mõnel on see vähem teadlikum, on ju. Elon Musk nagu ilmselgelt kasutab seda igapäevaselt selleks, et ma ei tea, koodida või nagu teatud õigete inimestega suhelda ja blablabla. Ja nagu see ongi see, et ma näen ka seda, et see, mida peenemalt seda tööriista kasutada, et mida peenemalt seda nii-öelda nagu sellise ettekujutus sellise, just kui lavana kasutada, eks ju, või proovi lavana kasutada, seda parem, sellepärast, et seal saab ju asjad kiirelt tohutult ära teha. See nagu, sa ei pea tegema neid eksperimente kõiki siin väljas, tooma kõik jupid ja inimesed kokku, sa võid seal nii-öelda kujutada ette seda, mis toimub või mis võiks toimuda, see võiks olla selline, see võiks olla selline. Ja siis, mida rohkem sul neid sõnu on ja mida nii-öelda, ma ei tea, kas võimsam su see rist on või siis see nii-öelda maailm on, eks ju. Mida rohkem tsentris võib-olla, ma arvan, et see ei olegi nagu,
võib-olla seda, mida rohkem sentis, aga võib-olla ka nagu selles mõttes, noh, ta peab olema selles mõttes tasakaalus, kindel. Jah, kindel just. Ja kui seal on selliseid, ütleme, kui seal on mõisteid või seesama, millest me tegelikult pihta hakkasime ka, et miks üldse õppida, eks ju. See, et kui sul on seda keelt, mida kasutada, selle kujutluspildi nii-öelda ära tõlkimiseks, vahet pole, kas see kujutluspildi nii-öelda lõplik vorm, mida sa nii-öelda siia nagu välismaailma tood, on tükikene mingisugust tehnoloogiat, näiteks mingi nutiaplikatsioon või siis näiteks sõna teist, jah. või mingi lavastus või mingisugune viisijupp või mingisugune visuaalne, mingi maailm või mis iganes. See sõltub ju kõik sellest, mis me oleme sinna sisse pannud, mis tööriistu me oleme nagu harjutanud, treeninud ja et selles mõttes tasub ikka õppida küll vist on nagu selle. No ma arvan küll, jah. Sest et noh, ma ei väsi nagu kordamas seda, et me nagunii teeme seda, me nagunii toome midagi lauda. Juba sellega, et me oleme ise lauda toodud, me juba toome midagi. Ja siis seal ongi see valik nagu, et mida tuua. Mis on elukestev õpe. Sa lihtsalt valid, otsid, katsetad, proovid ühte, proovid teist. Tood uusi tööriistu, eks ju. Ja lood uusi tööriistu ja mõtled uusi. Ja lood, jah. Mulle meenus üks, ma ei tea, mida see tähendab või mis see nagu selle loo moraal on, aga ma mäletan, et üks väga huvitav tegelane Viljandi vahel, kes aeg-ajalt seal ringi liigub, rääkis mulle ühe huvitava loo, ühe Jaapani nagu mõistu jutu. Ühest, kuidas siis öelda, tislerist või käsitöölasest, kes läheb oma sõbraga kokku saama. Ja näitab talle, et vaata, mis ma tegin. Tal on üks selline karbike. Saad aru, imeilus, puidust karp, õrn, väikeste nikerdustega tehtud, täidetud. Imeilus karbike, väike võtmeäkke käib sinna sisse ja ta näitab seda karpi. Kõige ilusam, mida sa suudad ette kujutada. Paneb selle laua peale ja küsib sõbralt, et mis sa arvad, mis siin sees on? Sõber mõtleb, ma ei tea. Teeb lahti ja võtab selle seest välja ühe karbi. Veel ilusama, veel kaunima, mis mahub täpselt selle eelmise sisse. Mis sa arvad, mis selle sees on? Veel üks karbike. Ja saad aru, järjest väiksemaks lähevad need karbid. Kuni lõpuks ta teeb sellise pisikese väävlitiku otsa suuruse karbikese lahti. Võtab sealt välja ühe karbi. Näitab seda sõbrale. Sõber on just siuke, vau! Kui kaua sa seda tegid? Jaa, aga mõtle, kui kaua ma veel tegin neid tööriistu, millega seda teha. Ma ei tea, mida see tähendab või mida see ütleb või mis see on, aga nagu kui väiksed tööriistad peavad sul olema, et teha nii pisikest karbikest, mis endiselt mahutaks veel ühte karbikest, mis on veel täiuslikum kui eelmine. Huvitav koondumine. Huvitav koondumine tõepoolest. Väga, väga huvitav. Kuule, Robi. Kuule. Ütle inimestele, kus kohast nad sind leida saavad? Ma arvan, et siin laevaski võin ma vahepeal olla. Siin on väga head peod. Ja. Kui need kuulajad on täiskasvanud inimesed ja tahavad tingimata sind kuskilt leida, siis nad peavad lihtsalt tulema siia peole ja ei no tegelikult see vist üks garantiid anda. No ma arvan, et ma Viljandi vahel liigun ringi tänavatel ja Tallinna vahel ja noh, ma ei tea, leida minu mingit Instagramist saab leida mingit osa minust või mingit, ma ei ole veel päris täpselt saanud aru, mida ma seal teen. Või no, et see on ju ka mingi platvorm, aga nagu mida see projeseerib, lõika see lõpp välja pärast, tea. See endast rääkimine on alati veits tobe. Ei, aga see on selles mõttes... Tulge teatrisse, ma olen vabakutseline näitleja, mulle meeldib katsetada uusi asju. Vanemuises hakkame tegema Pangaröövi, mis on selline uksekomöödia, ma ei ole sellist asja varem teinud. Ma arvan, et see võib olla põnev. Teater Kelmiga teeme Stendali sündroomi, mis on selline natukene filosoofiline sissevaade tegelaste hingeellu. Hästi nagu monoloogidel põhinev lugu, ka selline arutlev. Sealt võib saada huvitavaid mõtteid, läbi selle võib astuda dialoogi kindlasti. Ja siis mingid vaiksed projektid niimoodi hakkavad nagu aset leidma, et ma arvan, et jah, mind ei olegi vaja nii palju otsida, las inimesed otsivad ise ennast. Äge. Kui ma nüüd küsiksin sult midagi sellist, et milline
milline on see maailm, mida sa oma tegudega ja selle sama fookusega, eks ju, selle fookusega, mis sina oled ja noh, mida sa kasutad, eks ju, ja millega sa vahepeal nii-öelda samastud ja nii-öelda selle käiku tõmbad, et mida sa nagu, millist maailma sa luua soovid? Hingavat, õhkavat, lendlevat, värve täis, lokkavat, külluslikku, noh täpselt sellist, nagu ta on juba. Või noh, selles mõttes kõike on ju nagunii juba külluses. Lihtsalt võta seda, mida sa tahad, ma arvan. Tahta. Ja ma arvan, et ma püüan ka luua sellist maailma või vähemalt ma püüan ise vaadata reaalsust sellisena. Sest et kui ma seda ei teeks, mis on eeldus, et see üldse sellisena paistaks, vähemalt minulegi, noh, see, et ta mulle sellisena paistaks, on eeldus selle jaoks, et ta selline üldse olema saaks, siis ma püüan nagu jah, alustada selles mõttes iseendast ja teha need enda asjad korda. Mulle meeldib, kui mu ruum on korras, siis ma saan nagu olla. Muidu mul on tunne, et ma pean seda korrastama hakkama. Ja no maailmaga tegelikult samamoodi, eks meil kõigil on mingid nagu tungid teda kuidagi korda seada, aga võib-olla ta juba on nagu hästi. Laseme tal lihtsalt puhata, kosuda, kasvada, õitseda. Ja mulle meeldib, et me elame Eestis, sest et siin on kõik need 4 aastaaega olemas ja esindatud. Ja kuidagi me näeme, et see ring on ring, mitte ainult üks joon, mitte ainult suvi, mitte ainult talv, vaid ta kuidagi täidab ennast ja meid. Väga vinge. Mul on hea meel, et meiega oli täna siin üks selline noor mees, kellelt on kahtlemata väga palju õppida ja kes on vingeks eeskujuks teiste noorte ja vanade, kelle iganes jaoks, kes meie ümber on. Ja ma näen, et temas on tohutult palju sisu ja seda sisu ta kindlasti toob nii läbi sõna kui ka läbi enda siis teatrikunsti või siis näitlemiskunsti meie ette. Ja ma arvan, et see vaade, mis tal on iseenesele ja maailmale, on kindlasti üks väga, väga huvitav vaade. Ja nagu ta ise mainis, siis mitte see õige vaade ei ole see tema vaade, aga see vaade on värviline. Ja ma arvan, et seal on palju toone ja neid toone ta kindlasti kasutab selleks, et meil oleks kõigil selgem vaadata siin maailmas ringi. Et aitäh veel kord, Karl Robert Saaremäe. Aitäh sulle, Lauri. Aitäh. Ja aitäh teile, kallid kuulajad, vaatajad. Näeme järgmine kord. Kellega täpsemalt, seda ma teile veel ei ütle. Tšau.